väikene eksponomeetri tutvustus. Sekoonik L558 on põhiline tööriist Pallase fotostuudios, millega me mõõdame välja valgust. See eksponomeeter on suuteline erinevateks seadistusteks, kuid ma keskendun siin kõige põhilisemale. Kõigepealt paneme käima. Tahab saada sellist natuke tugevamat, pikemat vajutust power nupule. Järgnevalt, kuna see eksponomeeter suudab mõõta nii päikesevalgust kui ka välklambi valgust, siis me peame olema veendunud, et meil on õige valgus, õige mõõterežiim välja valitud. Seda näeme siin üleval. Hetkel on välja valitud kastikene on ümber välgunoole märgil, mis tähendabki, et välklambi mõõterežiim on välja valitud. Siin kõrval on veel ka päikeseikoon ja teine paremal on veel üks välklambi ikoon, mille kõrval on C. See C tähendab kordi ehk olukorda, kus eksponomeeter on siit selle ühenduse kaudu kaabliga ühendatud välklambiga. Keskmine asend, kus me praegu oleme, tähendab, et me mõõdame ja ühendume välklambiga wireless traadita režiimis. Seda muuta saame me niimoodi, et vajutame alla mode nupu ja samal ajal siit seda valikuratast liigutades jõudsime siia sellesse kaabliga ühendusse, liigume tagasi, jõudsime päikese väljamõõtmise režiimi. Lähme tagasi, me oleme siin välgu juures, keskendume välgu peale. Järgmine oluline asi on meil vaadata, et eksponomeetri peal olev isoväärtus, mis asub siin ekraani peal üleval paremal, et see isoväärtus vastaks kaameral oleva isoväärtusega. Mina tavaliselt proovin ikkagi pildistada võimalusel ISO 100-ga, hetkel on seal ISO 200, siis ma vajutan siit selle ISO nuppu alla. Neid on siin 2 tükki, vajutan selle ISO nuppu alla ja jälle kasutades seda valikuratast liigun ISO 100-ni. Ja see on mul nüüd paigas. Põhiline, mida eksponomeeter teeb, ta aitab meil valguse seada paika selliselt, et motiivis keskmine hall oleks korrektselt säritatud. Ta suudab seda teha 2 erineval moel. Mõõtes langevat valgust. Langevat valgust ta mõõdab selle valge piim ja munaga, mis siin üleval on. Langev valgus on kõik see valgus, mis tuleb otse, langeb objektile, antud hetkel meie eksponomeetrile. Ja me näeme seda, et see mõõterežiim on välja valitud. Siin display peal on pisikene selle samasugune ikoon, mis jäljendab seda valget muna. Ja valida välja saame me siit külje pealt. Siin on selline ratas ja me näeme, et siin on selline valge tähis ja ratta peal on see sama ikooni, valge puna ikooni märk siin külje peal. See on välja valitud. Me mõõdame hetkel langevat valgust. Display peal me näeme, et me vajame nüüd seda F-i, et mis avaga, F ehk ava, mis avaga me peaksime pildistama, et keskmine hall oleks korrektselt säritatud. Keskmine hall, kui me vaatame seda kaarti, on siin see klotsike. Must, tume hall, keskmine hall, elehall, väga elehall, valge. Et see siin on keskmine hall. Ja kui keskmine hall on korrektselt säritatud, siis enamikel juhtudel ongi kogu kaader korrektselt säritatud. Must on must, valge on valge, keskmine hall on keskmine hall. Kui me nüüd
kuna me oleme siin selles wireless ehk traadita režiimis, siis meil on selline tööriist ehk raadiosaatja, mis suhtleb 2 välkklambiga, mis mul siin praegu põlevad. Kui ma nüüd vajutan testi, siis eksponomeeter loeb siit selle valguse intensiivsuse selle munaga. Vajutan testi. Mõnikord see ei tööta. Proovime uuesti. Nüüd ta mõõtis. Me saime, et ta ütles meile F22. Ta põhimõtteliselt ütleb meile praegu seda, et me kaamerale seaksime F22 ja sellisel juhul on meil see välkklambi intensiivsus korrektselt säritatud. Ehk kogu kaader on korrektselt säritatud. Tingimusel, kui ei ole väga reflektiivseid, tagasipeegelduvaid või mingisuguseid valgust neelavaid pindasid, mis vajaksid eraldi lähenemist nagu must samet. Enamikel juhtudel oleks meil kaader praegu korrektselt säritatud, sest keskmine hall oleks korrektselt säritatud juhul, kui meil kaamera peale sätime F22. Langevat valgust mõõtes ei ole eksponomeetril tegelikult mitte mingisugust teadlikkust sellest objektist ega selle objekti materjalist, kuidas see neelab või peegeldab valgust. Ta lihtsalt ütleb meile, et kui me paneksime näiteks sellesse valgusesse, sellesse kohta, kust me valgust mõõtsime hallkaarti, siis see hallkaart oleks korrektselt säritatud. Keskmine hall, seal hallkaardil oleks keskmine hall. Aga nüüd teine mõõterežiim on peegelduva valguse mõõtmine. Ja nüüd me läheme siia valikuratta juurde, siia külje peale. Ja siit keerame, kuni tekib siia valge märgi juurde selline sinine märk, silmamärk. Ja seda silmamärki näeme nüüd vilkumas ka siin üleval. Nüüd on see välja valitud, silm. Et ei ole enam, ta ei mõõda enam selle valge munaga. Ja nüüd, see, mida nüüd eksponomeeter teeb, põhimõtteliselt ta hakkab mõõtma valgust nii, nagu kõik kaameradki teevad, ehk ta mõõdab peegelduvat valgust. Ja selleks tuleks vaadata siit läbi ja ta mõõdab valguse nüüd siit pleksi pealt, kus see kaamera meil oli või kus see koonik meil oli. Ja kui me nüüd võtame, nullime samamoodi ära ja võtame siit mõõte, siis me näeme, et ta ütles meile F45 ja siin taga on veel 6 ehk tegelikult ta juba liigub järgmise avapoole, mis on 64 täis stopp edasi peaaegu, ehk ta on 45,5 ava. See, mida ta meile ütleb, on see, et pane kaamerale peale F45,6 ehk 45,5 sisuliselt. Tavalistel 35-millistel kaameratel polegi selliseid avasid. See on kuskil suureformaadilistel kaameratel on olemas. Ja kui me saaksime sellise ava endale objektiivi peale panna, siis see valge pleks mõjuks pildis meie silmale kui keskmine hall. See on see, mida ta ütleb. Kuna me jätame selle avale 22 eelmisest pildist, kuidas ta meil jäi, ja teeme pildi, siis siin all me näeme täis stoppe. See on 2,5 stoppi üle 22 suhtes. Ehk siis ta tuleb 2,5 stoppi heledam kui keskmine hall pildi peale, see valge pleks. Peegelduvat valgust ma fotostuudios mõõdan põhiliselt taustast. Et kuidas see taust jääb, kui tume või hele jääb selle motiivi suhtes. Kas ta juba põleb üle või ta jääb keskmisest hallist tumedam, see on minu otsustada. Ja siis ma mõõdan peegelduvat valgust. Mõnikord, kui minu põhimotiivis on ka väga keerulisi materjale, läikivaid kleite, mingisuguseid metalle, klaase, siis ma mõõdan ka
oma motiivist peegelduvat valgust, et ta jääks minu sensori nägemisulatusse, et minu valgusrežii oleks nii seatud, et see jääks sensori nägemisulatusse. Aga enamasti ma objekti juurest, kui mul on siin mingi objekt, näiteks ma pildistan seda raadiosaatjat, siis ma mõõdan siit raadiosaatja juurest selle langeva valguse munaga. Ja selleks ma lähengi siia praegu tagasi. Nüüd ta mõõdab jälle langevat valgust meil. Ja see mõõte tulem siit oli, vaatame, mis ta nullime ka korraks, ta oli 22. Aga nüüd, kui ma tahan pildistada ikkagi avaga, ütleme 11, 22 on juba ava, on tegelikult nii väike, et seal hakkavad erinevad diffraktsioon hakkab näiteks tööle, kujutis ei olegi enam nii hea kui avaga 11, siis mul on vaja seda valgusjõudu nüüd saada 11 sobivaks. Selleks mul on vaja 2 toppi valgust maha võtta, kuna 22, 16, 11, 2 toppi on vaja maha saada. Ja selleks ma saan kasutada seda sama raadiosaatjat ja 1 topp on 10 vajutust ühele või teisele poole. Kogu see süsteem töötab 10 täpsusega. Kui ma nüüd tahan 1 toppi maha võtta, siis ma vajutan 10 korda miinusmärki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siin külle peal on mõõte tulemuse nullimise nupp. Iga kord, kui uus mõõde võtta, tuleb siit see ära nullida. Saame nulli, nüüd ta ootab tulemust, vajutame testi. 11,8, see on peaaegu 16, siin all on täistopid numbritena ja ta ümardab selle ilusti juba 16 peale, aga selle välklambi enda kondensaatorid ei ole ka nii täpsed, et ta sellise 10 vajutuse peale natuke eksib. No me võime näiteks ajada korraks 16 peale täpseks, paneme 2 plussi juurde tagasi. 1, 2, kuna siin 8 on, 20 jääks just kui 16 puudu. Nullime, vajutame. Nüüd meil on 16. Aga me tahtsime 11, mis siis tegelikult tähendab seda, et me vajutame veel 10 korda miinust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nullime tulemuse ja vajutame testi. 11,1. Nüüd on mingi 1/10 rohkem. Meil on see tööriist, ajame ta täpseks. Võtame veel ühe maha. No nii. Nüüd oleks nagu 1/10 11 puudu, kuna ta on 8,09. No, siin on tööriist ei ole meil, need välklambid ei ole nii täpsed. Vaatame, kas meil nüüd õnnestub. No nüüd õnnestus. Nüüd võiks see valguse intensiivsus siin olla avale 11 täpne, et kui me paneme sisse valguskaarti või värvikaarti, siis meie värvikaart saab säritatud korrektselt. Valge ei ole üle, must ei ole ala, keskmine hall on täpne, avaga 11 siis, ISOga 100. Ja meie objekt tõenäoliselt on korrektselt säritatud.